Aitäh. Elron, kas meile küüditamisest ei piisanud? Kuna lõpevad Eesti rahva kannatused rongiliiklusega seoses? Elron ajab mind stressi nagu juba siis, kui ma hakkan rongigraafikut vaatama. Rongid väljuvad 9.07, 10.23, 11.38. Kas teil on mingi reegel päris kellaaegade vastu? Kas nagu keegi kunagi kontoris pakkus välja, et äkki paneks täistunnile, äkki sa oled vallandatud? Need on elektrirongid, nad ei sõida nii. Mõtle, kui lapsed peaks koolis käima mingi tavalise graafika järgi. Esmaspäeval hakkavad tunnid 8.07. Nende väiksed pead plahvataksid. Mis bussiga ma selle peale lähen? Aga ma vahepeal riskin või vahepeal ma piinan ennast ja sõidan rongiga. Minuti läksin rongi peale õnne, siis tuli üks mees koeraga peale ja norm koer oli. 4 käppa, muud omadused. Ja siis tulid rongi peale, istusid maha, või koer päriselt maha ja mees tooli peale. Nad olid harjutanud seda. Ja kohe tuli see piletipatrull, onju. Lihtsalt nende juurde. Vabandage, Elronis peavad kõigil koertel olema suukorvid. Mille peale see tüüp ütles, mul ei ole. Ma ei mäleta, mis mul käes oli, aga see lendas minema ja ma olin nagu, see on minu tänane päev. See, mis siin lahti hakkab kooruma, see on mu elu nüüd. Algas round 2. Tädi läks klassikalise võttega peale, mis on see, et sa kordad oma argumenti sõna-sõnalt, aga sa karjud seda seekord. Elronis peavad kõigil koertel olema suukorvid. Tüüp sai formaadist kohe aru. Mul ei ole! Ma ei ole kunagi väitlusklubis käinud, aga kui see ei ole väitluse tipptase, siis mind ei huvitagi. Kuigi see tüüp hakkas kohe libisema, sest järgmise asjana ta ütles, ma sõidan ema juurde. Millega see seotud üldse on? Aga ta nagu enda jaoks kuidagi tegi selle loogiliseks, et kas teil siis ei ole lapsi? Sa ei tea, rongitädi minevikku, sa ei pea ründama, onju. Aga see oli see, et kus ma oleks tahtnud veits sekkuda, aga vaat sellisel eestlaslikul kombel, et ma ei sekku. Aga nagu enda peas, kui ma sekkuks, onju. Nagu ma enda peas stsenaariumeid loomas juba, kui ma sekkuks, nagu ma lihtsalt tõuseks püsti. Teil mõlemal võiks suukorvid olla. See koer on kõige normaalsem. Õnneks sekkus mingi vanatädi, kes oli lihtsalt 3 pink eespool. Ja selline klassikaline Eesti vanatädi, kelle elus lihtsalt ei ole piisavalt raamat enam. Sest Õnne 13 on natuke igavaks läinud. Ja ta tõusis püsti ja ütles, noor mees, ärge karjuge. Aitäh, Linda, sa päästsid olukorra. Nagu me peaks Lähis-Itta sind saatma. Äkki lahendad seal ka konflikti piiri peal. Poisid, ei pommita raisk. Aga see piletitädi nagu ei jätnud järgi ka, et suukorvi oleks vaja. Ja see, kuidas see tüüp nagu lõpuks alla andis, oli see, et ta lihtsalt võttis oma tossu kätte ja hakkas oma tossu paela lahti tegema. Ja ta pani selle tossu paela oma koonu peale. Ja ta ei sidunud kinni seda. Ta pani lihtsalt rippuva flatsiitse tossu paela koera koonu peale. Koer oli jumala äksi täis. Ta oli nagu parim rongisõit maailmas. Miks me tihedamini ei tee seda? Ja mõtlesin, et see ei saa kõiki olla. Tädi vaatas oma masinat, lihtsalt vaatas neid, et kuhu sõidame siis? Ma ootasin ka verd, aga vahel on olukorrad igavad.